Terve tervis saade on nüüd Tallinna Teeninduskoolis Majaka 2 maja ees ja me räägime sellisest üritusest nagu sisemise tarkuse festival, mis eeloleval nädalavahetusel toimub just nimelt siin ruumides. Jah, et seekord siis siin Majaka 2. Eelmised korrad on ta toimunud Sikupilli keskkoolis Kivimuru 9, kuid alates sellest aastast hakkab ta toimuma siis siin just Tallinna Teeninduskoolis, kus on palju mõnusamad, avaramad ja algemad ruumid meie käsutuses. Ja tõesti seekord juba 12. korda toimub siis see enesearendamise ja loodusteraapiate mess, mis on aastate jooksul saanud tõeliseks harmooniaväe ja enesetervendamise suursündmuseks. Niisiis laupäeval ja pühapäeval on kõik siia oodatud, aga natukene tuleb piletiraha ka välja käia. Ja et on võimalik soetada endale kas siis piletilevist eelmüügist natuke soodsamalt või siis koha pealt sularahas piletid, kas siis 1 päeva pääse või koguni 2 päeva pääse, mis kokku tuleb siis soodsam. Pileti hind on täishinnana, päevapilet on 10 euri, pensionärile õpilasele 8 euri ja 2 päeva pilet on täiskasvanule 18 euri ja õpilasele ja pensionärile siis 15 euri. Alla 12-aastased lapsed on oodatud tasuta osalema. Ja nagu ikka, ma arvan, et täpselt nagu eelmistel aastatelgi, siis pisikestele on ka lastehoid avatud. Ja see aasta samamoodi kõik väiksemad on ka oodatud koos vanematega. Nemad saavad siis lastehoius ja laste töötoas lõputseda, kus nende eest hoolitseb siis 8 lapse ema. Mis kellaajal te uksed avate laupäeval ja pühapäeval ja kui kaua te avatud olete? Ja mõlemal päeval on mess avatud 10-6 ja uksed avame juba 9:45, nii et kõik on oodatud varakult juba kohale, sest loengud algavad juba 10:30. Meie peaesinejaks on see aasta Ghanast pärit tantsuteraapia õpetaja, trummiõpetaja Steven Ossono, kes viib läbi laupäeval 5:30 tantsuteraapia õpitoa ja sinna on oodatud kõik, kel vähegi jalg liigub ja ka need, kes festivalile ei saa tulla või ei soovi osaleda, saavad ka ainult Steveni töötoas osaleda. Selle osalemistasu on eraldi 5 euri, aga kõigile päevapilet ostjatele on see loomulikult tasuta. Lisaks sellele on siis meil tavapäraselt osalemas Maiakate välja taga, kes seekord peab loengu, kes on Jumal ja mida ta meist tahab. Et see on väga huvitav ja integreeriv teema ja kindlasti saavad paljud enda jaoks mõned asjad selgeks siin maailmas. Pühapäeval 9. aprillil algusega kell 10:30 toimub suures saalis doktor Riina Raudsiku loeng Veevägi tervenemise alus, kus ta räägib sellest, millist vett meie keha just vajab ning kuidas meie organism läbi vee terveneb. Lisaks sellele toimuvad veel näiteks Irje Karjuse ehk Metsamoori loengud mõlemal päeval. Laupäeval suures saalis loeng, kuidas äratada oma keha ja laupäeval väikeses saalis kevadised ravimtaimed ja kehamahlad. Minult endalt on samuti selles festivalil 2 loengut, mõlemad räägivad loomulikult kristallidest ja esimene on laupäeval kell 13:30 oma mineviku tervendamine ja kõrgema vibratsiooni saavutamine läbi seleniidikristallide. Ja koos selle loenguga toimub ka minu ühe viimase raamatu kvartsiteraapia ja seleniiditeraapia tutvustus. Selles kvartsiteraapia, seleniteraapia raamatus räägimegi konkreetselt just nendest 2 teraapiameetodist, mis sündisid läbi kristallide. Et nemad andsid mulle selle informatsiooni, mis ma kirja panin ja kogemus näitab, et need 2 teraapiameetodid on eriti võimsad ja tugevad. Eriti näiteks kvartsiteraapia, mis sobib siis, kui inimesel on tugev energiapuudus või näiteks on vaja operatsioonilt taastumist või mingis mõttes hästi tugevat muutust kehas. Et siis sobib väga hästi just kvartsiteraapia. Seleniiditeraapia on aga selline teraapia, mis toimub nagu 2 etapis, toimub mineviku tervendamine ja siis
läbi mineviku tervenemise toimub muutus ka inimese füüsilises kehas praegusel hetkel ja siis ka tulevik hakkab muutuma läbi selle, et minevik saab tervendatud. Lisaks sellele, et saab tutvuda sinu raamatuga, on päev veel pikk ees, missugused on järgmised loengud ja ka töötoad, mis laupäeval ja pühapäeval aset leiavad? Minu teiseks loenguks on pühapäeval suures saalis toimuv loeng Maagilised rituaalid kristallidega. Seal ma räägin ja tutvustan ja näitan erinevaid rituaale, mida siis kristallidega saab läbi viia enda ja ruumide kaitseks, enda muutmiseks, enda vabastamiseks erinevatest negatiivsetest energiatest ja nii edasi. Et see on selline väga praktiline loeng, kus ma annan siis näpunäiteid, kuidas nendega toimetada. Need, kes tahavad festivalil pakutavast maksimumi saada, peavad ilmselt logistika paika panema, sest 2 päeva on huvitavatest loengutest ja töötubadest tullil. Sel aastal toimub Sisemise tarkuse festivalil paar põnevat loengut Venemaalt pärit lektoritelt. Et üheks nendeks on kindlasti üks tuntumaid Moskvast pärit lektoreid ja tervendajaid Olga Nefedova, kes peab sellise loengu nagu pealkirjaga Õpime lugema oma eluraamatut ehk kuidas muuta oma elu paremaks läbi karmavõlgade teadvustamise ja läbitöötamise. Ja Olga näitab ka töötoas oma praktikas ette, et kuidas need käivad. Ja teiseks põnevaks on kindlasti Pavel Jefimovi loeng, kes on siis Venemaa biosensoorse psühholoogia instituudist ja tema loeng on pealkirjaga Psühholoogia kui võimsam instrument inimese psühhofüsioloogiliste protsesside reguleerimiseks. Et need on sellised asjad, mida eelnevatel aastatel ei ole festivalil kindlasti olnud. Aga mis puutub töötubadesse, siis töötubasid on meil sel aastal koguni 13, näiteks üks kindlasti lapsevanematele oluline loeng toimub töötoas laupäeval kell 3. See on Epp Veski loeng ema mõju lapse uskumustele ja valikutele ja kuidas seda valutult muuta. Ja üks järgnev loeng on veel, et vastutuse võtmine oma elu eest toimub siis samas töötoas. Üks teraapiatuba on meil olemas näiteks, kus toimub kristalliteraapia, kristallireiki ja reiki seansid. Igaüks võib tulla ja kogeda neid teraapiaid. Siis on eraldi massaažituba, kus siis tehakse klassikalist massaaži, peamassaaži ja meridiaanide algus- ja lõpp-punktide avamist. Siis on eraldi veel helikristallide töötuba, astroloogia nõustamistuba, kus võtavad vastu Anu Kallavus, kes teeb hingeastroloogiat, ja Marika Kuusik, kes teeb karma ja sünnikaardi nõustamist. Ja sellele lisaks on veel šamaanitöö töötuba, kus teevad praktikaid, šamaanitööd ja praktikat ruunidega Tatjana Aivar-Kukk. See toimub laupäeval. Siis on veel hingemandala ja tervendamise töötuba, kus Margus Rump joonistab hingemandala pilte ja toimub tervendamine. Ja lisaks sellele toimub Access Consciousnessi töötuba ja kristallide töötuba klaarsuselt. Ning viimasena, kus kindlasti tasub osaleda, on Biosensoorse psühholoogia instituudi töötuba, kus näidatakse kõiki põnevaid erinevaid tervendumismeetodid, näiteks biosensoorsed slaavi naiste praktikad, telekinees ja bioenergeetsed täitumisprotsessid, mille viib läbi siis sama Pavel Jefimov. Ja kõigile osalejatele pakuvad siis toitlustamist Green Bakery taimetoidukohvik.